ma mõtlesin rääkida juudi kirjandusest Eestis, aga siis peaks küsima kõigepealt, mis on juudi kirjandus. Seda on küsitud, kas juudi kirjandus on kirjandus, mis on ainult Iisraelimaal tekkinud või ka mujal. Ja teiseks, kas juudi kirjandus on kirjandus, mis on juudi traditsioonilistes keeltes, heebrea ja jiidiši keeles või ka muudes keeltes. Teiste sõnadega, kas näiteks Leon Feuchtwanger, kes kirjutas saksa keeles oma teosed, kas ta kuulub juudi kirjanduse hulka, või Saul Bellow, kes kirjutas inglise keeles, kas ta on juudi kirjanduse raames. Ja tavaliselt need küll peetakse juudi kirjandusse kuuluvaks ja nendest ma ei tahaks rääkida, sellepärast et neid autoreid, kes on kirjutanud teistes keeltes peale heebrea ja jiidiši keele, neid on eesti keelde tõlgitud üsnagi palju. Ikkagi pilt on esinduslik ja ma arvan, et millegi üle nuriseda ei ole, aga ma räägiksin just heebrea ja jiidiši ja võimaluse korral ka jiidiši keelsest kirjandusest Eestis. No heebreakeelne kirjandus muidugi algab piiblist ja selles mõttes kõige suurem juudi rahva teene ongi see, et andis maailmale piibli, mis pole mitte üksinda judaismi püha tekst, vaid on kirjandusteosena on ka väga tähelepanuväärne ja kuulub maailma kirjandusse. Ja piibel, ma mõtlen siin Vana Testamenti või Tanahhi, kui ma tarvitan sõna piibel. Piibli vanus on üle 2000 aasta, aga eesti keeles esimene piibli tõlge ilmus 1739 ja seda anti korduvalt välja selle järel ja alles 1939. aastal see tõlgiti osalt uuesti. Tartu Ülikooli Vana Testamendi professor Uku Masing luuleosad tõlkis uuesti ja keeleliselt toimetas seda teksti. See ilmus 1940. aasta esimestel kuudel, aga peagi toimus riigivõimu vahetus ja nii, et see väljaanne väga palju levida ei saanud. Aga ta on olemas. Siis 1989. ja 90. aastal ilmus Illar Põllu tõlkes Vana Testamendi psalmide uus tõlge, mille juures konsultandina oli tegev Uku Masing ja kuna Illar Põld suri enne selle teksti trükki jõudmist, siis minule langes osaks võimalus või au teha see tekst trükikõlblikuks. Ilmus kahel korral 1989 ja 90. Ja nüüd käesoleval aastal moodustati piibli tõlkimise töörühm, mida juhatab Urmas Nõmmik, nii et loodetavasti ehk midagi ilmub eestikeelse piibli 300. aasta tähtpäevaks. Nii et piibliga võiks öelda, Eesti rahvas siiski on varustatud, kes tahab, sellel on võimalik see saada. Piiblit kommenteeriv kirjandus, mis judaismis erakordse tähtsusega on Talmud ja sellega seotud kirjandus, see on eesti keeles peaaegu tundmatu, välja arvatud 2 teksti, mis olemas on. Talmudi üks traktaat Isad ilmus 1990. aastal. See kujutab endast mitmesuguste tarkusõpetuste ja sententside kogu, nii et see on judaismis ülimalt populaarne tekst, see ei vaja erilist kommentaari. Ta on mõistetav ka kõige lihtsamale lugejale. Ja teine eestikeelne Talmudi traktaat Šabat, see ilmus eesti keeles 2015. aastal. Siin peab täpsustuseks ütlema küll, et see traktaat Šabat kujutab endast Mišna traktaati, kui täpne olla. Mišna on üks kihistus Talmudist, vanem kihistus, nii et Mišna ei ole kogu Talmud, aga Talmud on kirjutatud araamia keeles, Mišna on heebrea keeles ja see traktaat Šabat on tõlgitud heebrea keelest. Ja siis peaks siia rühma paigutama veel rahvapärased judaistlikud piibli kommentaarid, midrashid,
mille arv on otsatu ja nende vanus ulatub kuni keskajani, esimestest sajanditest meie aja arvamise järgi kuni keskajani, aga nendest eesti keeles on esindatud ainult üksikud tõlkenäited ajakirjas Looming, nii et see valdkond on eestikeelsele lugejale sama hästi kui tundmatu paraku. Siis teine oluline judaistliku kirjanduse rühm, heebreakeelse kirjanduse rühm on religioonifilosoofiline kirjandus. No see on õigupoolest ka otsatu, sellepärast et filosoofilisi mõtteid ja arutlusi leiab juba piiblist või Vanast Testamendist, Koguja raamat on selle kohta heaks näiteks, aga omaette kirjandusliigina arenes religioonifilosoofiline kirjandus välja sellel perioodil, kui juudi rahvas elas araabiakeelses keskkonnas. Ja nimelt Palestiina oli üsnagi kultuurilises mõttes, ei olnud kuigi silmapaistev keskus esimestel sajanditel meie ajaarvamise järgi. Juudi kultuurikeskused olid paiknesid Babylonias. Babylonias, mille elanikkonna keel oli araamia keel, pärastpoole kui islam võimule tuli, siis araabiakeelne oli see keskkond ja selles keskkonnas tekkis juudi religiooni filosoofiline kirjandus, mis alguses oli araabiakeelne ja araabiakeelsena see jätkas oma eksistentsi kuni keskajani, aga hiljem hakati kirjutama ka heebrea keeles religiooni filosoofilist kirjandust. Impulss selleks suurel määral tuli araablastelt, sest araablased olid Kreeka hilisplatonistliku filosoofia mõju alla sattudes, olid väga aldis arendama filosoofilisi mõttekäike ja araabia filosoofia innustas ka judaistlikku filosoofiat, nii et Babylonias tekkisid mitmed araabiakeelsed filosoofilised teosed. Kusagil 9.–10. sajandi paiku nihkus juudi kultuurikeskus Babyloniast Hispaaniasse, mis tollal samuti oli araabiakeelsete vallutajate võimu all, nii et kirjandus suurel määral peale heebrea keele oli Hispaanias tekkinud kirjandus, oli araabiakeelne ja selline kultuurikeskkond araabiakeelne püsis kuni selle ajani, kui juudid vägivaldselt olid sunnitud Hispaaniast lahkuma. See oli 15. sajandi lõpuaastatel, kui Hispaania ühines selles mõttes, et Kastiilia ja Aragoonia kuningriigid abielu sideme sõlmimise teel ühinesid ja nemad katoliiklastena sundisid nii hästi araabia muslimeid kui ka juute sundisid kas astuma ristiusku või lahkuma maalt. Hinnanguliselt lahkus umbes paarsada perekonda, juudi perekonda Hispaaniast. Raske öelda täpset arvu, aga võib oletada, et kui perekonnas oli 5 liiget, võimalik, et paljudes perekondades võis neid rohkem olla, neid liikmed, siis oma 1000 inimest ei võtnud vastu ristiusku, vaid lahkus maalt. Lahkus enamasti Türgi impeeriumisse, kus nad said jätkata heebreakeelse kultuuri viljelemist ja sellest ja sellises araabiakeelses keskkonnas tekkis peaaegu otsatu religioonifilosoofiline kirjandus, kui selle hulka paigutada ka judaismi müstiline kirjandus ja juudi müstika, seda on rõhutatud, tekkis vastukaaluks liiga ratsionalistlikule filosoofiale, aga laias laastus nad moodustavad siiski ühise religioonifilosoofilise kirjanduse ja see on nagu öeldud otsatu. Müstilisi tekste on ka eesti keelde tõlgitud, nendest ei ole põhjust siin rääkida, sest need ei ole väga laiale lugejaskonnale määratud, aga tuleb küll rõhutada, et müstika osatähtsus juudi rahvakultuuris keskajal oli silmapaistev, aga samal ajal
käibisid ja hiljem trükis anti välja põhilised ja tähtsamad teosed. Väga palju teoseid on siiamaani jäänud käsikirjadesse. Käsikirju on kümnetes tuhandetes, tihti ühtede ja samade teoste erineval ajal kirjutatud käsikirju, mis võivad üksteisest ka erineda suuremal või väiksemal määral. Aga juudi klassikalisest religioonifilosoofilisest keskaegsest kirjandusest on 12. sajandist pärinev Jehuda Halevi raamat Kuzari, eesti keeles ilmunud aastal 2004 on see ilmunud ja see on algselt küll kirjutatud araabia keeles ja selle alapealkiri on alandatud religiooni kaitse, aga see üsna ruttu tõlgiti heebrea keelde ja see saavutas erakordse populaarsuse juudi elanikkonna hulgas just nimelt heebreakeelsel kujul, sest araabia keelt oskasid intelligendid ja haritlased, rahvakeel siiski keskaegses Hispaania juudi elanikkonnas oli heebrea keel. See on eesti keelde tõlgitud ja selle väljaande lõpus lisaks on veel teine tekst, Moshe Chaim Luzzatto raamat Õigete teerada. Luzzatto pärines Itaalia juutidest 18. sajandil. Ta on silmapaistev mees, üks haruldasemaid juudi kirjandusajaloos üldse, selle poolest, et ta on kuulus 3 valdkonna esindajana. Ta on kirjutanud populaarse eetikaalase teose, mida ka ortodokssed judaistid hindavad. See ongi see, mis eesti keelde on tõlgitud Õigete teerada. Siis on Luzzatto teeneks ta oli arvatavasti esimene autor, kes kirjutas heebreakeelset ilmalikku luulet. Ta on kirjutanud mitu luuleteost, värssnäidendit, mida võiks pidada ilmaliku luule esimesteks teosteks heebrea keele ruumis. Ja kõige kuulsamaks ja mis talle ka saatuslikuks sai, Moshe Chaim Luzzatto tegeles kabalistikaga ja seda pandi talle pahaks ja see muutis tema elukäiku ka suurel määral, aga tema kabalaalased teosed on samuti kuuluvad klassikasse. Ja teine teos, mis on juudi 12. sajandi araabiakeelsest keskkonnast heebreakeelsena kirjutatud, on Mooses Maimonidese Teadmise raamat. See ilmus heebrea keeles tõlgituna eestikeelses tõlkes aastal 2023 ja siin tuleb ehk täpsustuseks öelda, et Moshe ben Maimon või nagu Euroopas tuntakse Mooses Maimonidese nime all, ta on ilmselt kõige tunnustatum juudi filosoof üldse, religioonifilosoof, aga talle on osaks saanud ka palju kriitikat ratsionalismi pärast ja tema peateos, see eestikeelne Teadmise raamat on tõlgitud heebreakeelsest teosest Yad Hazak, tugev käsi, kus ta judaismi religiooniseadust püüab filosoofiliselt põhjendada ja seletada ja see on siis selle suurteos eesti keeles, selle suurteose esimene osa, aga Maimonidese peateoseks on siiski araabia keeles kirjutatud raamat Eksinute teejuht, millest on olemas ka heebreakeelne tõlge, aga mis on tunduvalt mahukam kui see paarisaja leheküljeline eestikeelne eestindus. Ja võiks lõpmatuseni jätkata selle religioonifilosoofilise kirjanduse arutamisega. Tuleks märkida, et suur osa sellest kirjanduses kuulub ka nendele juutidele, karaidele, nendele juutidele, kes ei tunnusta Talmudit ega Talmudiga seotud kirjandust, kelle ainsaks autoriteediks on piibel. Ja piibli põhjal on nad arendanud välja keskajal ulatusliku
filosoofilise kirjanduse, mis valdavalt siiski on araabiakeelne ja mis suurel määral Euroopas on vähe tuntud. No osalt see seletub ka karaide väikese arvuga, et judaismi raames karaide üldhulka hinnatakse paarikümnele tuhandele, võib-olla 50 000, heal juhul Iisraelis arvatakse neid olevat 30 kuni 40 000, natukene veel mujal maailmas, aga 100 000 piirini nende arv kindlasti ei küündi. Aga karaide filosoofiline kirjandus on täiesti omaette, võiks öelda omaette ooper judaismi religiooni filosoofilise kirjanduse hulgas. Ja siis muidugi tuleks rääkida kolmandana heebreakeelsest ilukirjandusest. Heebreakeelsest ilukirjandusest, mida iseloomustavad järgmised tunnused. Esiteks on see ilukirjandus noor, kui heebreakeelne kirjandus on vanem kui 2000 aastat ja selle õitse aeg on keskajal olnud ja siis ilukirjandus sai alguse alles 19. sajandi lõpu aastakümnetel. Noor kirjandus selles mõttes võrreldav Eesti kirjandusega. Minu teada Eduard Vilde esimesed jutustused ilmusid ka kusagil 1890 umbes nendes piirides. Nii et heebreakeelne ilukirjandus on noor kirjandus esiteks. Teiseks on ta väga rikkalik kirjandus. Paarkümmend aastat tagasi vanade andmete järgi ilmus Iisraelis aastas üle 5000 raamatu. Kõik ei olnud muidugi ilukirjanduslikud raamatud, aga nende hulgas ilukirjandus moodustas suure osa ja moodustab tänapäevani väga rikkalik kirjandus. Kolmandaks tunnuseks side minevikuga ja see on ka arusaadav, sellepärast et heebrea tänapäevased ilukirjanduse kirjutajad saavad toetuda piiblile ja keskaegsele kirjandusele ja väga palju esineb tsitaate ja vihjeid vanemale kirjandusele ja piiblile tänapäeva Iisraeli autorite teostes. Asjad, mida selguse mõttes oleks kasulik tõlgitud väljaannetes alati kommenteerida või millele tähelepanu juhtida märkustena, et millist klassikalist kirjandusteost ja mis kohta selles silmas peetakse. Nii et minevikuga seotud. Ja neljandaks tunnuseks suur lugejaskond. Suur lugejaskond, mul tuleb meelde, et paarkümmend aastat tagasi, kui ma tõlkisin Iisraeli tänapäevast autorit Abraham Beit Jehoshuat ja puutusin temaga ka isiklikult Iisraelis kokku, siis Iisraeli ajalehtede teatel Abraham Jehoshua romaanide müügiarv esimese 10 hulgas püsis umbes 1,5 aasta jooksul. Esimese 10 hulgas läbimüügis. Ja teiseks näitajaks, mis kõneleb nende teoste suurest lugejaskonnast, on see, et üks Ron Leshemi raamat, tõsi küll, see oli väga populaarne raamat omal ajal ja selle järgi on tehtud ka film nimega Beaufort, filmi pealkiri, mis sai Berliini filmifestivalil vist aastal 2005, kui ma ei eksi, sai hõbedase karu auhinna, siis see raamat oli populaarne Iisraelis, aga sellel raamatul on kleebis 100 000 eksemplar. 100 000 eksemplar. Ja kui mõelda, et Iisraeli rahvaarv on alla 10 miljoni, praegu hinnatakse vist arvatavasti kas 8 või 9 miljoni peale. Et siis see on ikkagi uskumatu raamatu tiraaž. Ja siis muidugi selles seoses ma olen tõlkinud mitmeid Iisraeli tänapäevaseid ilukirjandusautoreid, nii et üksvahe ma tegin ka kokkuvõtte, et olen tõlkinud 31 raamatut erineva mahuga, mõned on ainult alla 100 lehekülje suured. 31 raamatut 19 erinevalt autorilt ja selles seoses ma tahaksin tänuga meenutada
professor Michael Heltserit, kes Tallinnas on sündinud, aga töötas professorina Iisraelis Haifa ülikoolis, kes pärast 90ndate aastate algust sai mitmetel aastatel külalislektorina Tartu Ülikoolis töötada ja tänu temale õnnestus mul saada heebreakeelsete ilukirjanduslike teoste algupärandid. Mõne puhul ma nimetan, et neid üheski Euroopa raamatukogus ei olnud, nii et neid raamatukogude vahelise laenutuse kaudu kätte saada oleks olnud võimatu. Aga professor Heltser lahkesti saatis, mida ma iganes soovisin, saatis Iisraelist. Ja ilukirjandusega seoses tahaksin nimetada ka veel näitekirjandust. Senini jutt käis proosakirjanikest, heebreakeelseid näidendeid eesti keelde on peamiselt tõlkinud ja entusiastlikult tõlkinud Margus Alver. Ta on tõlkinud neid heebrea keelest, aga ta on tõlkinud juudi kirjandust ka poola keelest ja itaalia keelest isegi. Ja näidendeid kas või Hanoch Levini näidend, mis vist selle aasta talvel, aasta esimestel kuudel lavastati, aga ta on tõlkinud ka varem Draamateatris Tallinnas lavastatud näidendeid. Nii et ta on siiamaani on väga tänuväärselt tõlkinud heebrea ja muudest keeltest juudi näidendeid. Ja luule puhul, millest ka mööda minna ei saa, on asi natukene tagasihoidlikum. Meil on olemas eesti keeles küll Kristiina Rossi koostatud, tõlgitud ja koostatud ja kommenteeritud luuleraamat Uni Jeruusalemmas, valik heebrea luulet, aga see on läbilõige kogu heebreakeelsest luulest alates piiblis tekstide luuletekstidest kuni tänapäevaste autoriteni. Ja tänapäevast luulet on selles esindatud näputäis, võiks öelda nii, et luulega asi ei ole nii hea kui tänapäeva Iisraeli proosaautoritega. Proosaautoritest ma tõstaksin veel hea meelega esile, keda rohkem tõlgitud eesti keelde on ja kes on ka maailmas tähelepanu äratanud. Nobeli preemia laureaat Shmuel Josef Agnon, 1966. aastal Nobeli auhinna saanud. Teda on tõlgitud 4 raamatut eesti keelde ja tema tõlkimist alustas Uku Masing juba. Ühe jutustuse on tõlkinud käsikirjaliselt 1948. aastal, kui Agnon sai Nobeli preemia, siis Loomingu Raamatukogu tellis temalt 14 või 15 jutustust, aga 1967. aastal 6-päevase sõja tulemusena muutus Iisrael Nõukogude Liidus täielikuks tabuks, nii et Uku Masing tegi need tõlked ära küll entusiasmist, aga nad jäid toortõlgeteks ja neid ei saanud avaldada kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni. Ja see Uku Masingu tõlgitud Shmuel Josef Agnoni jutustuste kogu ilmus alles aastal 1993. Peale selle on Agnonil tõlgitud veel pikem jutustus või lühiromaan Lihtne lugu, tõlkijaks Kalle Kasemaa, ilmunud aastal 2005 ja eelmisel aastal ilmus üsnagi mahukas, üle 400 lehekülje suur Elupäevade poolel teel 6 jutustust, mille tõlkijateks on Uku Masing, Kalle Kasemaa ja Anu Põldsam. No Agnon on siiamaani ainus heebrea keele autor, kes on Nobeli kirjandusauhinna saanud. Tuntuselt võib-olla isegi rohkem tuntud läänes tänu oma poliitilisele angažeeritusele ja võitlevale hoiakule kõikvõimalike väärnähete vastu Iisraelis. Amos Oz, kes läänes on väga tuntud. Amos Ozilt on tõlgitud eesti keelde 5 raamatut, nendest romaanid
Ära ütle, et öö, ilmunud 1997, siis mõni aeg tema peateoseks peetud romaan Minu Michael, kus ta räägib õigupoolest oma emast või oma traagilise saatusega emast. See on ilmunud aastal 2013 ning romaan Juudas Anu Põldsami tõlkes aastal 2019 ilmunud. Ja isiklikult mina nimetaksin oma lemmikuna Iisraeli kirjanikku David Shaharit, kelle 8-osalisest romaanitriloogiast Purunenud anumate palee olen tõlkinud 5 esimest raamatut. Need on ilmunud aastatel 1994 kuni 2025. Ja samuti olen tõlkinud tema romaani Tema Majesteedi agent, ilmunud aastal 2000. Ja muidugi, mida tuleks nimetada, millest palju täna viimastel aastatel on räägitud, on eesti keelde tõlgitud ka David Grossmani raamat Maailma otsa. Algupärandi pealkiri on Naine põgeneb sõnumi eest. See on selle poolest tähelepanuväärne, et see kõneleb tänapäeva Iisraeli olukorrast, kus alalõpmata valitsevad pinged, kord ägedamad, kord vähem ägedad, pinged naaber Araabia riikide ja kohalike araablaste vahel. Ja raamat Maailma otsa kõnelebki naisest, kelle poeg on sõjaväkke võetud, aga naine seikleb, matkab mööda Iisraeli maad kartusest, et sõjakomissariaadist võib talle tulla sõnum, et tema pojaga sõjaväes on midagi juhtunud. Ja sellepärast naine ei taha ennast kätte anda, ta põgeneb oma kodukohast ja ta käib ringi mööda Iisraeli maad koos oma kunagise lapsepõlve sõbraga, kes on aastakümneid tagasi sattunud sõjavangi Egiptusesse. Seal on teda piinatud ja mõnitatud, mis on selle mehe elule mõju avaldanud, nii et ta on muutunud sõnaahtraks ja vaikivaks ja mossitajaks. Ja raamat Maailma otsa on tänuväärne selle poolest, et see sellel rännakul, kus peategelane naine Ora ja tema lapsepõlve sõber, endine Egiptuse sõjavang, rändavad päevade ja nädalate viisi mööda Iisraeli maad. Raamat kujutab, kuidas inimese psüühilise kontakti tõttu võib kalestunud inimese hinges jäikus sulada, nii et see pahur ja sünge Abraham, see muutub lõpuks täiesti normaalseks vestluskaaslaseks, nii nagu ta lapsepõlves oli. See psühholoogiline moment on väga veenvalt edasi antud. Et see on jah raamat, mida ma ei tea, milliseid auhindu ta saanud on, aga maailmas on ta väga suurt tähelepanu äratanud. Jidiši keelesest kirjandusest eesti keeles esimesena minu teada on tõlkinud Uku Masing ühe Yitzhak Leib Peretsi jutustuse ka vist 1948. aastal, aga see Uku Masingu tõlgitud jutustus ilmus kogumikus Peretsi jutustuste kogus, kui mitte veel kõrgemale, ilmus 1991. aastal, ülejäänud jutustused olen tõlkinud mina. Ja teine õigupoolest kõige tuntum jidišikeelne klassik Sholem Aleichem, temalt Aaron Tamarkini tõlkes ilmus 1959. aastal juba Loomingu raamatukogus jutustuste kogu 66. Aga pärast seda 1989 ilmus Aleichemi üks kuulsamaid teoseid Piimamees Tevje, mille järgi on tehtud ka kuulus muusikal Viiuldaja katusel, mida ka Estonias on esitatud. Ja kolmas, eks ole, jidiši kirjanduse silmapaistev täht, Nobeli kirjanduspreemia laureaat
Isaac Singer, temalt on eesti keeles ilmunud Singeri peateoseks peetav raamat Ori, mille olen mina tõlkinud, ilmus 1992. aastal ja kaks lühemat romaani ühes väljaandes Saatan Korais ning Patukahetseja ilmus 1995. Aga üldse jidiši keelest, jah, kui ma nimetasin, et heebrea keelest ma olen tõlkinud ilukirjandust 31 raamatut, siis jidiši keelest olen tõlkinud 5 autorilt 7 raamatut.